kui tahta iseloomustada, et kes võiks olla nii-öelda selline klassikalise massaaži õpilane, et siis et võib-olla kõige rohkem võiks olla selline inimene, kes ta on võib-olla natukene sellise sportliku kallakuga või siis teda huvitavad sellised väga just lihastega seotud tervendamise viisid või massaaži viisid. Et kõige aluseks on siis nii-öelda lihase väga hea tundmine. Tegelikult muidugi kogu tugiliikumise aparaadi anatoomia, aga siis võib-olla nagu põhifookus on ikkagi lihasel, et seda lihast testimist suuta nagu oskuslikult teha ja siis ka selle lihase mõjutamise abil siis ravidagi siis nagu põhilisi probleeme. Loomulikult tulevad seal väga paljud teised probleemid ja teised käsitlused, et väga tugev on meil lümfimassaaž, kindlasti spordimassaaž, lastemassaaž, aga seal läbitakse iseenesest ka veel segmentmassaaži, aroomimassaaži, refleksoloogiat, kuputeraapiat ja paljusid selliseid teisi veel, mis on küll, ütleme võib-olla mõned nendest on natukene niisugused lühiajalised, et selleks, et näiteks aroomiterapiat või refleksoloogiat osata, et sellest peaks siis nagu sealt edasi natuke pikemalt seda õppima, et need on ikkagi refleksoloogiline jalamassaaž ja aroomimassaaž, et mitte aromiteraapia veel siis. Et see võiks olla niisugune klassikalise massööri koondportree.